Ja Merka nii hästi ja toredasti alustas siis ühest sõbrannade vahelisest olukorrast või liidust või sellest, eks ju, kus olid 2 inimest. Ja mina siis tahan täna vaadata ka selliseid kohe alguseks 4 sellist liitu või suhet või sõprust, aga siis te ise hakkame koos minema ja hakkame koos vaatama. Ja võtame alguseks lahti kohe 1. Moosese 2.7. Sa võid ka seda juba peast teada, et kes on rohkem Vana Testamenti lugenud ja 1. Moosese raamatut on kindlasti kõik lugenud. Kui sa rohkem ei jõua Vanas Testamendis, siis 1. Moosese raamat jõuad sa alati läbi lugeda, kuidas Jumal maailma lõi, eks ju? Ja siis võib-olla lähed hüppad uude. Aga 1. Moosese 2.7 ütleb: ja issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast, ja puhus tema sisse ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Ja issand Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama. Siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga. Ja Aadam ütles: see on nüüd minu luu, minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Ja seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks liha. Nii et siin siis oli loodud mees ja loodi ka mehele naine. Oli nii? Selline nagu, sündis selline nagu liit või 2 inimest, eks. Vaatame edasi. Vaatame Noomit ja Rutti. Ma ei tea, kas oled kuulnud selliseid nimesid? Ja see on ka Vanas Testamendis. Ja üks mees oli Betlemast Juudamaalt, et võõrana elada Moabi väljadel ja tema naine ja 2 poega. Ja selle mehe nimi oli Elimelek ja tema naise nimi oli Noomi. Ja siis neil oli ka 2 poega. Aga Elimelek, Noomi mees, suri ja Noomi jäi järel oma 2 pojaga. Ja need võtsid endile naised ja ühe naise nimi oli siis Orpa ja teise naise nimi oli Rutt. Ja ta läks ära paigast, kus ta oli olnud ja temaga koos ta 2 minijat. Läksid siis olid tagasiteel Juudamaale. Ja Noomi ütles oma mõlemale minijale: minge pöörduge kumbki oma ema koju. Aga nemad ütlesid: ei, me läheme koos sinuga. Ja kui Rutt vastas: ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina ja kuhu sina jääd, sinna jään ka mina. Niimoodi ütles siis Rutt Noomile, oma minijas siis oma ämmale. Ja kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetugu mindki. Issand, tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind. Nii et siin oli üks suhe ämma ja minija vahel. On ju? Nii, ainult surm lahutagu sind ja mind. Vaatame edasi. 1. Saamuli 18.1. Siin on 2 mehe vahel üks eriline selline sõprus. Nii, sa võib-olla juba aimad, kes need on. Ja kui sa ei aima, siis ma sulle ütlen. Joonatan ja Taaveti sõprus. Ja kui Taavet oli kõneluse Sauliga lõpetanud, siis oli Joonatani hing nagu ühte köidetud Taaveti hingega. Ja Joonatan armastas teda nagu oma hinge. Ja Joonatan tegi Taavetiga liidu, sest armastas teda nagu oma hinge. Ja ta isegi võttis ära oma ülekuue, mis tal seljas oli, ja andis selle Taavetile. Ja nõnda samuti oma nuudriided ja oma mõõga ammu ja vöö. Nii et neil oli ka üks eriline liit, üks eriline sõprus oma vahel, Taavetil ja Joonatanil. Ja vaatame veel 4. See on siis Ester.
Nii, vaatame veel sellist 4. liitu, mis inimeste vahel oli. Nii. Ja siit ma loen Ester 2. ja 5. Siit ma ei hakka ka tervet lugu lugema ja et Suusani palees oli Juuda mees Mordokai nimi, Jairi poeg, kes oli Simei poeg, kes oli benjaminlase Kiisi poeg. Ja tema oli oma sugulase tütre Hedessa, see on Estri kasvataja, Mordokai siis, sest temal ei olnud ei isa ega ema. See tütarlaps oli ilusa jume ja kauni välimusega ja et ta isa ja ema olid surnud, siis oli Mordokai võtnud tema enesele tütreks. Ka üks selline kaastunne ja armastus eriline, et neil oli selline suhe, et Mordokai võttis siis Estri omale tütreks. Sellised 4 erinevat siukest liitu või sõprust või suhet me siin nägime. On nii. Ja meil kõigil on ka ju sõpru ja lähedasi inimesi, on ju? Võib-olla meil on mõned kellegiga nagu rohkem suhe või rohkem selline erilisem läbisaamine, võib-olla vennaga, võib-olla õega, võib-olla vanematega, võib-olla ka miniaga või väimehega, naabriga, no kuidas kellel see on, eks? Et nii on ju meil ka inimestena. Aga täna ma ei taha rääkida mitte sellest, et sa kellegiga sõber oled, vaid täna ma tahan rääkida hoopis üksildusest ja üksindusest. Ja pealkiri minu jutlusel on mitte iial enam üksi. Et hoopis niimoodi. Jõudsime sinna maani nendest suhetest, mis ma siin just ette tõin. Ja eesti keeles on need 2 erinevat mõistet. Üksindus ja üksildus. Nad ei ole samad sõnad. Ja üksindus tähendab siis füüsiliselt üksinda olemist. Ja sellega ei pruugi kaasneda sellist tunnet, et sul oleks justkui midagi puudus. Ja tihti ju tahetaksegi üksinda olla. Näiteks võtta aega iseendale. Aga üksildus keskendub tundele. Sellistel hetkedel võime olla ümbritsetud inimestest ja sõpradest ja isegi perekonnast, aga ikkagi tunda, et midagi on justkui puudus või kellestki on puudus. Ja see on küll selline ebamugav ja kurb ja selline masendav olukord, et justkui inimesed on sinu ümber, aga sa oled ikkagi üksildane. Ja kas ja kuidas on siis võimalik tunda? Mitte tunda üksildust. Ja kuidas Jumal selles aidata saab? Ja kust tuleb abi? Paljud kindlasti ka seda juba teavad. Aga need, kes kuulavad ja ei tea. Ja laul 121.2. Seal on meil selge vastus. Laul 121.2. Abi tuleb mulle issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. Nii et Jumal on inimese loonud ja tahab, et inimesel läheks kõik hästi. Nii nagu me oleme juba eelnevates siin Mirjami jutlustes kuulnud sellise pealkirjaga, et tahan, et sul läheks kõik hästi. Nii et Jumal on inimese loonud ja tahab, et inimesel läheks kõik hästi. Ja piiblis selliseid sõnu nagu üksindus või üksildus ei ole. Ja sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündiski üksildus siia maailma, siis kui juhtus siis selline asi, kui Jumal ajas Aadama ja Eeva paradiisi aiast välja, siis patu tõttu. Sest seal olid küll 2 inimest, kõrvuti, mees ja naine, aga ometi üksinda. Hüljatud ja teist pool neid väravaid, teist pool paradiisi väravaid. Ja nüüd nad siis, nagu kes on lugenud rohkem, teab, et nüüd nad pidid iseenda eest seisma, valu kannatama või tunda saama, palehigis tööd tegema ja kõike seda siis teadmises, et varem või hiljem siis ootab neid ees põrmuks saamine. Ja inimesed elavad ka ju täna kus kohas, väljapool neid paradiisi väravaid. On nii?
Ja öeldakse, et üksindus on kaasaja haigus, mis hakkas laiemalt levima linnastumisega, individualismi ja tehnika võidukäiguga. Teise inimese jaoks lihtsalt ei ole enam aega. Ammugi siis Jumala jaoks. Ma kuulen seda oma töö tõttu kogu päevast päeva. Vaja on ju palju tööd teha, vaja on kursis olla kõigega, vaja ennast on kõigega kurssi viia, aga kuidagi nii on, et teise jaoks ei ole enam aega. Ja inimesed on küll tänapäeval käinud kuul, aga naabriga tutvuda on väga keeruline ja raske. Ja mida rohkem on maailmas suhtluskanaleid, seda rohkem on millegipärast ka üksildust. Ja Ameerikas oli siis keegi mees pannud ajalehte kuulutuse, et teatud numbril võite helistada ja ma kuulan teid pool tundi ilma vahele segamata. Ja väidetavalt siis oli ta kenakese summa teeninud. Just selle tõttu, et need inimesed siis, kes on nagu üksikud ja depressioonis ja suitsiidimõtetega ja nende sees ongi ju selline valu või karje või et nagu keegi neid ei kuula ja pole kellelegi rääkida. Aga laul 147:3 ütleb, tema parandab need, kelle süda on murtud ja seob kinni nende valusad haavad. Nii et hea on, kui saame kedagi usaldada. Ja veel parem on, kui me saame ise olla kellelegi usaldusisikuks. Ja kõige parem on teadmine, mis ütleb Heebrea kiri, et Jumal ei hülga meid ega jäta meid maha. Nii et teda me võime usaldada ka pärast seda, kui need paradiisi väravad on kinni läinud. Igaüks oma valu kandes, palehigis tööd tehes ja igaüks oma risti kandes. Ja kuidas meil on see võimalik? Läbi Jeesuse ristisurma on see ju meile võimalikuks tehtud. On nii. Nii et Jeesuse ja tema ligiolu ja lähedust me võime tunda küll ka keset selle maailma üksildust. Ja laul 139, 5 ja 6 saame koos seda lugeda. Laul 139. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. Kui sa natuke nüüd fantaseerid ja mõtled, kuidas see oleks, siis kui armsasti me saame seal olla, eks ju. Aga 1. Moosese 2.8 ütleb, et inimesel ei ole hea üksi olla. Ometi tundub, et üksi olemine on vajalik. Näiteks Jeesus, kui ta oli olnud suure rahvahulga ees, mida ta siis seejärel tegi? Tõmbus mägedesse üksindusse. Teinekord viis ta jüngrid kuhu? Kõrgele mäele, üksindusse. Ja tegelikult, kas nad olid seal üksinda ja üksildased? Ei olnud ikka küll. Ja muutmise mäel ilmusid Eelia ja Mooses. Ja nad rääkisid Jeesusega ja taevast siis kostis isa hääl. Ja mis siis juhtus? Jüngritel oli seal nii hea olla, et nad ei tahtnudki sealt ära minna. Ja nad olid küll seal rahvasummast ja linnakärast eemal, aga absoluutselt mitte üksinda ega üksikud. Ja aga kui Jeesus alguses mööda maad hakkas käima, kuulutamas, ta oli ju ka üksinda. Kuidas siis tekkisid Jeesusele need niinimetatud järgijad ja jüngrid, keda siis oli 12? Mõned nimed siin, Filippus, Peetrus, Andreas, Naatanael. Nemad olid ka ju, keegi oli kellegi vend, keegi oli kellegi naaber, keegi oli kellegi sugulane. Oli ju nii. Ja Jeesus, mis tegi, ta lihtsalt kutsus neid. Ta kutsus nad kaasa ja nad otsustasid minna. Mitte ainult
nagu lambad järgida kuulekalt Jeesust. Nad küll kahtlesid ja küsisid, aga ikkagi järgnesid. Ja kui näiteks Naatanael oli alguses väga skeptiline ja kahtlev, ütles Filippus talle, lihtsalt tule ja vaata. Nii lihtne see ongi. Ja laul 34:9 ütleb, maitske ja vaadake, et issand on hea. Selline kaasaminemine muidugi jüngrite poolt nõuab omajagu usaldust. Ja esimesed, kes Jeesusega kaasa läksid, olid ju veel tegelikult Risti ja Johannese jüngrid, sest tema juhtis oma õpilaste tähelepanu mehele, kelle kohta ta ütles, et see on Jumala tall. Ja see, mida need noored mehed tegid, on ju tegelikult täiesti jõukohane ka meile kõigile. Meiegi saame öelda oma vennale, naabrile, oma sugulasele, lähedastele, et meie oleme leidnud midagi hinnalist. Lihtsalt tule ja vaata. Meie saame ulatada kellelegi käe, et Jeesus saaks võtta tema südame ja tema elu. Täiesti jõukohane ka meile kõigile teha. Ja iga kohtuminegi ju Jeesusega on erinev. Ei ole mingit kindlat viisi, kuidas tulla Jumala juurde. Või sa arvad, et on? Ei ole ühtegi vähem tähtsat, ei teisejärgulist inimest, ei mingit õigeid teed ega vagasid tegusid. Ei ole neid, kes kuidagi eriliselt sobiksid. Ei ole usklikkuse geeni ega sättumust. On lihtsalt Jumal, kes inimesest hoolib ja teda kutsub, ütleb, järgne mulle. Ja see järgnemine ei ole muidugi kulgemine mööda kindlaid etteantud rööpaid. Jeesus ütleb, sina oled mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Sina oled mu jalale lambiks. Meie võime öelda, et Jumal on meie jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Ja see nõuab muidugi ka omajagu julgust. Tulla, vaadata ja järgneda. Ja mõnes mõttes on ju tegelikult rööpaid mööda kindlamgi minna. Kuid ometi on Jeesusega koos kõndida palju julgem. Sest me ei kõnni üksi, me ei ole enam kunagi üksi ja ammugi mitte ei ole me üksildased. Ja võtame laulud 91. Ma tean, et mõnedel on see siin peas. On meil siin noogutust. Laul 91 on üks väga tore laul. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb issandale. Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelustu hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Mitte igaüks ei ole Jumala kaitse all. Kahjuks küll. Vaid need, kes on tulnud, vaadanud ja järginud. Ja laul 17:8 ütleb veel, hoia mind nagu silmatera, oma tiibade varju alla peida mind. Ja siin ka võid lasta oma fantaasial lennata, et kuidas see kõik on. Nii armsasti te naeratate, sest see on ju nii. Kui sa siin mõtled selle peale, eks ju, sinu tiibade all. Ja kui Jeesus kutsub Luuka 5. peatükis oma esimesi jüngreid, siis Mattuse evangeeliumis kutsub ta, kes teab? Mattuse evangeeliumis kutsub ta koormatuid. Vaatame Mattuse 11 koos. Mattuse 11, 28 ja 30.
Nii. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Mis iganes, olgu see siis vaeva või üksinduse või mure või valu, ükspuha, mis koorem see ka oleks. Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik. Ja pakkudes hingamist ütleb ta, võtke enda peale minu ikke. Ta ei paku siin ei tekki ega patti ega voodit, vaid hoopis iket. Ja iket iseenesest kasutati vanasti härgade ja eeslite juures koorma kandmiseks. Meie koorma taga on võtnud enda kanda Jeesus. Ja just seetõttu ongi tema ike hea ja tema koorem kerge. Ja kui sul ei ole täna koormaid ega vaeva ega muret, või sa oled juba osanud need talle ära anda, tänu Jumalale, halleluuja, ega siis kõigil ei ole ju alati suurt raskust õlgadel. Ja tänu Jumalale, et sa oled juba need talle ära andnud või oskad anda. Aga kus iganes on olukorda, mis on lahendamata, kus on küsimused, kus on probleem, olgu see võimatu sinu jaoks, nii nagu juba täna räägiti, et ei ole võimatud olukordi, me oleme võitjad, siis lahenduseks ja vastuseks on alati Jeesus. Ja temal on ka vastused kõigele. Nii et tema käes on iga sinu päev. Ja tema on alati meie jaoks olemas. Ja vaatame koos Hiopit. Siin on üks ka päris julgustav lugu, väga julgustav. Hiop 19. Nii, Hiop 19, 14 kuni 19. Mis Hiopil siis oli, mis temaga juhtus? Mu lähedased jätsid mind maha ja mu sõbrad unustasid mind ära. Mu kodakondsed ja teenijad peavad mind võõraks. Ma olen nende silmis otse kui muulane. Ma hüüan oma sulast, aga ta ei vasta. Ma pean teda anuma, nagu mu suu võtab. Mu naisele ei meeldi mu hingeõhk ja oma lihastele vendadele olen ma vastik. Poisidki põlgavad mind, kui ma tõusen, siis nad räägivad mulle vastu. Mind jälestavad kõik mu lähemad sõbrad ja need, keda ma armastasin, on pöördunud mu vastu. Päris lootusetu olukord oli Hiopil, eks ju? Päris lootusetu. Aga vaatame edasi. Kõige lõppu, kohe ma ütlen teile. Nii, 42. Hiop 42. Mina tean, et sina suudad kõike ja sinul ei ole ükski asi võimatu. Hiop ütleb Jumalale, ma tean, et sina suudad kõike ja sul ei ole ükski asi võimatu. Ja ma loen 10. Ja issand pööras Hiopi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest ja issand andis Hiopile 2-kordselt kõike, mis tal oli olnud. Ja ta õnnistas Hiopi viimast põlve enam kui ta esimest. Ja pärast seda elas Hiop veel 140 aastat ja nägi oma lapsi ja oma lastelapsi ja lapsi 4 põlve. Hiop suri, olles vana ja elatanud. Nii et Jumal pöörab saatuse. Ta pööras siin Hiopi saatuse. Me täna ka laulsime kõik koos, et saatana kurjad plaani pöörab Jumal heaks. Ja keegi ütles kord, et tema arust on niimoodi, et kui inimene sünnib, siis tal on seljakott seljas ja seal on tema saatus ja sellega ta läheb kuni elu lõpuni ja muud varianti ei ole, sest see on talle sündides kaasa antud. Absoluutselt ma ei usu seda. See ei saa niimoodi olla. Et see on sulle kaasa antud ja sul ei ole mingit varianti ega võimalust, muud kui lähedki oma seljakotiga. Ta pöörab saatuse ja mis hetkel Jumal pöörab meie saatuse?
kui me oma suuga tunnistame, et Jeesus on issand ja südames usume, sellel hetkel on meie saatus pööratud. Sellel hetkel, kui me suuga tunnistame ja südames usume. Nii et Jeesus on vastus. Ta on vastus tänapäeval. Ta on ainus tõde. Ta on ainus tee. Ja oma tiivasulgedega kaitseb ta sind. Ja tema tiibade all sa leiad varju. See kehtib sinu kohta, kes sa oma suuga oled tunnistanud ja oma südames usud. Olge väga õnnistatud meie kalli isa poolt. Aamen.